Tervist, eetris on Peep Pahvi ajahüpete järjekordne saade ja seekord lähme oma juttudega sellise spordiala juurde, millest me siin saates pole veel rääkinud. Väga hea meel on tervitada legendaarset käsipallitreenerit, võib öelda isegi, et taasiseseisvunud vabariigi algusaastatel Mister Eesti käsipall Jüri Lepp, tervist. Tere päevast. No, võib öelda, et sa oled käsipallist vist ka läbi imbunud. No jah, ei kujuta oma elu küll ilma käsipallita ette, et kunagi, kui 10-aastaselt hakkasin seda Kehrast mängimas, et kogu aeg on ta mul elus nagu tähtsamaks läinud ja ta on tõesti väga tähtsal kohal minu elus. No miks, sinu vanuses mees hakkas käsipall mängima siis, kui käsipall oli ikka veel selline, mitte nüüd mingi eliitala või ta oli äsja tekkinud ikkagi siia ka meile. Miks üks noor poiss selle saab minna, ma ei tea, korvpalli või võrkpalli valib järsku käsipalli? No, ega sellel ajal ilmselt väga valida ei olnud, et Kehras oli Harju laste noortespordikooli käsipalli osakond, tehti ka kergejõustikku, orienteerumist, laskmist, maadlust, aga mulle see käsipall ja pallimängud on kogu aeg meeldinud ja ainuke pallimäng, mida oli valida, oligi käsipall. Aga kas toona oli mingid eeskujusid ka võtta juba, et tahtsid mingisuguse mänge sarnaseks saada või siis polnud meil sellised kujusid? Ja pigem olid need eeskujud võib-olla korvpallist ja võrkpallist, et meie käsipallis oli küll profimeeskond Kiirovi Kaluri Koloosis, aga ega sealt niisuguseid otseseid eeskujusid ei olnud, et ma mäletan ikka noorest põlvest sai väga tihti Kehrast rongiga sõidetud Tallinnasse ja vana hea Kalevi korvpallimeeskonna mänge vaatamas käia. Mäletan, et olen ka käinud siin omal ajal, kui siis Eesti võitis siis Ameerika Ühendriike korvpallis, et olin ka nende mängude ajal saalis, nii et eeskujud olid jah korvpallist, võrkpallist võib-olla natuke vähem. Aga see võib kuidagi sihukese võrdluse ka tuua, et kui näiteks inglased räägivad, et jalgpalli mängivad sellised ilusad poisid ja siis räpivad nagu tõeliste mehiste meeste ala, et siis ütleme see korvpallis ja käsipallis võib kuidagi väikse paralleeli tuua, et korvpall on ikkagi natuke sihuke steriilsem mäng ja käsipall on siis sihuke möörapullide mäng, seal ikkagi käib sihuke jõu näitamine kõvasti rohkem. Eks ta kindlasti algusaastatel ongi nii olnud ja võib-olla ka nagu päris tipus, kus see jõu osatähtsus on hästi suur, aga mulle isiklikult tundub, et käsipall, kuna seda mängitakse sellise 6 joone ümber, et seal sellise targal mängijal on seal ikkagi väga suur osatähtsus, et mängutarkusel, sellisel olukordade hindamisel, lahendamisel, et kui nüüd ka võrkpalli vaatasin ikkagi seal, sidemängi osatähtsus on suur, et ta suudab ette lüüa, aga ikkagi seal käib ikka niisugune vajutamine, aga meil, kui sa õhus oled, sa pead veel väga palju muid asju ka vaatama, et sa pead nägema väravahti, sa pead nägema joonemängijad, ääremängijad, ka teisi tagamängijaid, et käsipall kindlasti saab veel tohutult areneda selles suhtes, et eks ta ongi nendest mängudest kõige noorem aga ka viimase aasta arengud või viimase aja arengud on kogu aeg nagu mäng muutub ja läheb tohutult kiiremaks ja targemaks ja kavalamaks. No sa ütlesid 10 aastat alustasid, et kui kiiresti aru said, et see mäng on sinu jaoks ja et sa oled sellesse mängu nagu armunud, et tahadki selle asjaga tegeleda? No eks igal ühel on mingisugused anded, et meist kõik on ilmselt mingis alast võib-olla head, aga mulle on nagu kaasa sündinud selline väljaku nägemine, olukordade hindamine, et mulle tundub tihtipeale nagu väga raske, et treenerina, et kuidas on võimalik, et mängijad ei näe väljakut. Väga väike osa näeb seda, aga mul oli see juba esimeses klassis selge, et ma mäletan, et kui ma
pandi esimeses klassis rahvaste palli viskama, siis enamus ikkagi viskasid ja vaatasid, kellele otsa viskasid, siis mul oli juba see, et ma vaatasin ühele otsa, aga pihta sai hoopis teine ja tihtipeale juhtus ka õnnetusi, et kui ikka keegi ei oota, siis sai ka vastu pead, et selline asi on kindlasti mulle nagu kuskilt geenidega või kuskilt tulnud, et hea väljaku nägemine. No selle peale, su jutu peale mõni ütelda, et kas see on nii kõvera käega või nii viltuse vaatamisega, et vaatab ühte kohta ja viskab teise kohta, eks ole. No jah, eks mul on seda, mu kõverat kätt on räägitud, et ma olen siin noorest põlvest jalgrattaga sõites oma käe katki kukkunud aga eks siin tõepära selles mõttes ei ole, et vasak käsi on kõver, aga parema käega viskan, nii et nii on. Aga kas see tõus käsipallis käis sinu jaoks nagu kergelt ja lihtsalt, et kui sa noorukina mängisid juba, ütleme siin mingid Eesti koondised asjad, et mingisuguse levelile jõudmine käis kergelt sinu jaoks? Ega et me mängisime Kehra noorte poistega keskkoolis juba vist viimases klassis mängisime meistriliigas ja suutsime mängida nii sellel ajal siis Tartu Ülikooli, EPA oli seal kindlasti, et kõikide nende meeskondade, kes seal olid, suutsime mängida enam-vähem võrdselt, kindlasti oli eest ära Kiirovi Kalurikoloos, kus olid profid ees, aga see viimane klass võib-olla hakkas näitama, et midagi must nagu on, et võiks nagu seda mängu nagu edasi mängida ja sellel ajal oli kõikides 4 kõrgkoolis siis Tallinnas siis Pedas ja Tipis ja Tartus siis EPAs ja ülikoolis olid käsipallivõistkonnad ja kõik nad ka üritasid mind endale värvata. Eks mul oli siin tükk aega mõtlemist, et kuhu minna, ja kuna just viimases klassis osalesime NSV Liidu noorsoomängudel, siis olid treeningkogunemised Tartus ja treeninguid viis läbi siis Tartu Ülikooli õppejõud Rein Roos. Eks see ilmselt siis ikkagi kallutas selle poole, et ma läksin Tartusse ülikooli kehakultuuri õppima ja 80. aastatel sinna juurde tehti ka veel kooperaatori profimeeskond, nii et eks ta läks kõik nagu niisugusest loogilist rada pidi hiljem. Kas see kooperaatori meeskond oli siis selle Kiirovi Kalurikolhoosi meeskonna konkurendiks mõeldud või see oli, miks see teine meeskond nagu loodi üldse? Tundus nagu, et eks seal Kalurikolhoosis olid need juba vanemad mehed ja see põlvkond hakkas juba nagu ära kukkuma, ma ei tea, eks sellel ajal oli ka, ütleme, riigi tasandil oli paika pandud, et üks niisugune profimeeskond hoitakse, ega seal ühegi sportmängudes ei olnud mitut sellist profimeeskonda. Korvpallis oli vahepeal Kalev ja ehitaja nagu olid. Jaa, aga ehitaja tundus ikkagi olema nagu tuubel. Ta oli ikkagi otseselt tuubel, nad ei olnud nagu konkureerinud ja see ehitaja mängis minu teada esiliigas, eks ole, ja Kalev, nad ei olnud nagu konkurentid oma vahel. Ja ma ei teagi, kas siis otsustati, et võib-olla Kalurikolhoosist enam raha ei saadud ja siis otsiti uus ja leiti siis kooperaatori, mille eest ma olen ääretult tänulik, et kogu see nüüd suur osa nendest treeneritest, kes täna siin toimetavad, on selle kooperaatori kadalipu läbi käinud, ise treeneriks saanud ka ülikoolis. No see kooperaator on ju ka tänapäeval ju ei teatagi sellist ettevõtet pole olemas, eks see oli mingi tootmiskoondis kooperaator, kui ma ette mäletan selle ametlik nimetusele. Ta oli tootmiskoondis ja ta oli ikkagi selline hästi suur firma, mis müüs restoranide ja kohvikute mööblit üle terve Nõukogude Liidu. Ja firma tollal ei öeldud nende kohta? Jah, ta oli siis, täna me ütleme firma, aga eks ta oli ikkagi suhteliselt eesrindlik ja väga paljudes kohtades, kui me siis selles Nõukogude Liidus ringi rändasime, et siis väga paljudes kohtades oli ka seda mööblit näha, et nii restoranides, kohvikutes, et ta oli ilmselt võib-olla üks suuremaid ja kindlasti nii nagu sellel ajal ikkagi need Eesti ettevõtted olid innovaatilisemad ja eks nad olid rohkem näinud
ja see oli hea kvaliteediga tooted olid. Ja üldse see toonase need võistkond olid päris huvitavad just käsipallis ka, et see kalurikolhoos ja Kooperaator ja naistel oli ju see Tallinna näidislinnuvabrik, eks ole, mis tänapäeval kõlab ka nagu naljakalt tegelikult. Aga kus raha anti, seal sai mängida, eks ole. Jah, et selle aja sport oli hästi palju ettevõtetega seotud, et kui Riho Bruno Brahmanist läks Jaapanisse, siis ta ju rääkis ka, et kõik need võistkonnad on seotud siis teatud firmadega, eks ole, seal on siis ka mingisugune ühiskondlik kokkulepe, et ega see oli ju päris huvitav, ja ega see vist väga suurt tükki ka niisugustel suurtel ettevõtetel ära ei võtnud, ega siin korvpallis olid Harju Kekid ja meil oli Tallinna Vineeri mööblikombinaat ja et niisuguseid nagu Sillamäe Kalev ja niisuguseid oli vähe, enamus oli ikkagi mingisugused ettevõtted ja ilmselt sealt poolt oli see finantseerimine olemas, et kui suured need eesmärgid nendel võistkondadel oli seal nagu ise asi, et see oli rohkem ikkagi see tänapäeval need meisterisarja klubid Eestis teevad kindlasti oluliselt rohkem trenni. Võib-olla see esimene klubi siis kõikides alades tegi rohkem 2 korda päevas, aga kindlasti need teised ilmselt nii tugevalt trenni ei teinud, kui praegu tehakse ja nii palju. Aga mida siis see Kooperaatori meeskond endast nagu kujutas, et mis see elu seal oli, et sa ütlesid, see oli profivõistkond, see oli nagu Eesti esindusvõistkonnaks sai sellel alal, et kui kõva töö seal siis käis, see oli põhimõtteliselt nagu aastaringselt koos olev võistkond või? See oli aastaringselt koos olev võistkond ja mängis Nõukogude Liidu esiliigat, et sellel oli ka kõrgliiga ja kindlasti see Nõukogude Liidu kõrgliiga sellel ajal oli maailma tugevam liiga, seal ei olnud üldse kahtlustki, sest et kui meiegi käisime vahepeal oma võistkonnaga siis mängimas väljas, ma mäletan, et 1980 sai Alseerias käidud, 1983 Alseerias, siis ikkagi Alseeria koondist me seal ikkagi suutsime võita ja ka Nigeerias 1985, et niisugused huvitavad sõidud olid, et väga paljud ikkagi Nõukogude Liidu need esiliiga võistkonnad käisid siis kuskil arengumaades või Aafrikas või kuskil või siin Araabia riikides, et siis enamuses ikka võideti need turniirid seal ära, et tase oli ikkagi ääretult tugev, et Ukrainas palju tugevaid meeskondi, Venemaal, et tase oli võimas. Aga kuidas nende Aafrika riikides toona see reisimine oli süke, et inimesed pood Soomeski käinud, eks ole, rääkimas Aafrikast, et kas siis liidu spordikomitee määras, et nüüd läheb see võistkond läheb sinna ja too tänna või kuidas need reisi saadi üldse? Ja eks need käisid ikkagi liidu spordikomitee kaudu ja sellel ajal oli Vladimir Jegorov oli meil siis sellel ajal oli Värapalli siis föderatsiooni esimees ja tal olid head sidemed Nõukogude Liidu koondise liidritega, et Nõukogude Liidu koondis väga tihti käis treenimas Sillamäel, kuna sellel ajal oli saalidega hästi suured probleemid, aga Sillamäel oli just valmis saanud väga hea spordijoone selle aja kohta ja siis tekkisid head sidemed ja kindlasti tänu sellele need ka Alseeria ja need Nigeeria sõidud tulid, aga eks see oli ikka ilmselt Nõukogude Liidu poliitika, et oli vaja näidata neid Nõukogude sportlasi ja neid viia siis sinna, aga eks see rahastamine käis ikkagi, ega see raha tuli ikkagi koha pealt leida ja ilmselt see TKVL ja sellel ajal ja Kooperaator, nemad need rahad leiti, et me sinna sõita saime. Sa mainisid juba ka seda, et toona oli see tegelikult ju käsipall, nüüd ta värapall, et ma küsingi siia vahel, et kumb nimetus sulle rohkem südamelähedane on siis? Eks see värapall on juba ära ununenud, et mõni, kes ei ole võib-olla siin 30 aastat mänginud ja siis tuleb, ütleb värapall. Eks ta, kui me selle asja ära muutsime, siis ühes lauses alustasime käsipalliga ja lõpetasime värapalliga, nii et eks ta läks meil endal ka segamini, aga millest see tuli, et ega tegelikult kogu maailmas on ta käsipall, aga Eesti Vabariigi ajal oli siis selline asi,
oli nii võrkpalli kui korvpalliliit oli üks ja seda nimetati käsipalliliiduks. Ja siis, kui see käsipall tuli, siis need ju vanad mehed kõik mäletasid, et käsipalliliit on ju võrkpall ja korvpall koos, et ei saa ju panna siis käsipalli. Aga selleks ajaks, kui seal 90-ndatel hakati seda muutma, siis olid juba enamus inimesed selle ära unustanud, et omal ajal võrkpall ja korvpalliliit oli siis käsipalliliit. No kas see liidu esiliigas mängimine, see on tugevad satsid ja üle liidu laiali, see eeldas ikkagi mööda igasugust imeurgastest sõitmist ka, et nagu reisikogemusi saite päris ägedad, ma kujutan ette. Jah, ega kogu see Nõukogude Liit on läbi sõidetud. Minul jäi Armeenia sõitmata, kuna sellel ajal olin sõjaväelaagris, et teised käisid ka Armeenias seal võistlustel, aga sportlastel olid loodud ikkagi sellised tingimused, et esiteks me elasime vähemalt nendes linnades, kus olid inturisti hotellides, söömised olid restoranides, et see kõik oli ikkagi selle aja kohta väga nagu eesrind, ikka väga heal tasemel. Mäletan siiamaani, et kui me olime Taskendis, siis sai kunagi kuulsa Juri Ozeroviga ühes liftis sõidetud, et oli ka seal puhkamas ja mis seal oli nagu huvitav meie jaoks, et oli võimalik osta siis alt puhvetist Helsingi Sanomaid, et mida siin pidid inimesed Kansan uudiseid lugema Soome kommunistliku partei ajalehte, siis seal oli vabalt, sest keegi ei osanud arvata, et seal keegi oskab soome keelt lugeda, eks ta oli Soome turistidele mõeldud, aga oli võimalik Helsingi Sanomaid iga päev osta. Et põhjust võib siis ütelda niimoodi, et ole see korvpallur või jalgpallur või käsipallur tol ajal, kui sa ikka olid selline nagu selles meistriliiga, esiliiga tippsarjades mängiv sportlane, siis ikka see elu, sa nägid seda elu nagu sellist paremat poolt ka nagu rohkem kui võib-olla mingi tavaline, ma ei tea, tehase treial, kes siin iganes kuskil võis olla. Eks see kindlasti oligi parem, et sellel ajal olid ju need palgad olid natuke paremad kui teistele elualadel, pluss olid siis niisugused toidutalongid ja need olid siis niisugused kas 24 päeva kuus või et jämedalt öeldes palk oli 2 korda suurem kui tavalisel, et kui tavaline inimene võib-olla sai 200, siis meie talongidega kokku saime võib-olla 400 rubla, et sinna kanti, et kindlasti oli parem ja tegid seda, said selle alaga tegeleda, mis sulle endale meeldis, et aga kindlasti ega see kerge ei olnud, et ega suvine ettevalmistus ja kõik see tehti ikkagi, see oli ikka väga raske, et ega trennid olid ikkagi suved rasked ja see ei olnud ka meelakkumine. Need ettevalmistusperioodid ikkagi sellel ajal olid hoopis teistsugused kui praegu, et praegu lõpeb üks hooaeg ära ja juba hakkab uuesti pihta, siis sellel ajal ikkagi rohkem pandi rõhku treeningimisele kui mängude arv oli ikkagi oluliselt väiksem kui praegu. No ja toona tehti ka pikki laagrid, oldi ju pikki 2-3 nädalat järjest laagris, eks ole, et see ei olnud midagi erakordset. Jah, oli ka niisugused, aga kui mina juba treeneriks hakkasin, siis ma arvan, et me enam nii pikki laagreid ei teinud, et eks see oli ka ise oli võimalik otsustada, kui pikad need laagrid teed. No jutt oligi siis palgast korra, kes teil siis palka maksis, kas see kooperaator ettevõttena või tuli kuskilt spordikomiteest või spordiühingu kaudu või kus see põhipalk nagu tuli siis? No ütleme, selles riigis oli siis niimoodi paika pandud, et siis erinevatel spordialadel siis maksti siis kõrgliigas, meil oli siis mingil hetkel oli kõrgliigas 12 võistkonda, siis nendel olid nagu ette nähtud palgad ja esiliigas oli ka 12 võistkonda, seal oli siis teatud arv mängijaid, siis oli 2 treenerit, siis oli massöör oli ja siis oli arst, et meil oli sellel ajal tänaseks väga kuulus kirurg Madis Rahu sellel ajal meie võistkonna arst. Aga mis see eesmärk siis oli, ütleme, mängisite esiliigas, kas kogu mäng käis selle nimel, et tõusta kunagi kõrgliigasse, aga sinna te ju tegelikult ei jõudnudki? Jah, et ega meil kõige parem koht ja 4. koht ja mina asusin siis treeneri kohale 86. aastal ja siis oli näha, et kogu aeg tuleb noori ja häid peale mängijaid
ja arvatavasti, kui see Nõukogude Liit oleks nüüd edasi olnud, et siis me oleks ka mingil hetkel kõrgligasse saanud, aga ennem juba tekkis võimalus mängijatel välja minna, et meil tasapisi hakkasid juba paremad mängijad hakkasid Soome ja Rootsi ära minema. Et jah, et sinna me ei jõudnud. No, sa said peatreeneriks vist 28 aastaselt juba, väga varakult, et miks sa selle otsused tegid, et see on ju parim mängija igales, et miks hakata siis treeneriks nii vara? No jah, et see oli seotud sellega, et mingil hetkel oli Nõukogude Liidu esiliigas 18 võistkonda ja siis tõmmati 12 peale. Ja meil oli just, olime Aafrikas, olime Nigeerias mängimas ja ka millegi pärast, kas seal lennukid ei lennanud või me jäime sinna veel kauemaks, me pidime olema seal kas mingi 2 nädalat, aga jäime veel kauemaks ja olime seal 3 nädalat ja siis tulime sealt tagasi, kuidagi see aklimatiseerumine ja kõik, et kohe tuli siin oma kodune turniir, et me ei olnud nagu selleks valmis, ilmselt oleks tulnud seal treeneritel Aafrikas rohkem nagu trenni teha, aga võib-olla see kuumus ja kõik ja võib-olla ka ei õnnestunud neid saale saada, ma ei mäletagi neid nii täpselt, aga igatahes oli seis selline, et me kukkusime siis Nõukogude Liidu esiliigast välja, siis hakati mõtlema, et mis nüüd teha. No ilmselt esimesena tuli siis treener lahti lasta, siis hakati otsima, kes asemele panna. No vaadati siis ilmselt mõeldi, et mängujuht võib-olla võiks olla see teine, aga mina ajasin seal kahe käega vastu, et ise tundsid, et praegu hakkavad nüüd nagu need kõige paremad ajad ja et tahaks igal juhul mängida, aga siis pandi mind fakti, et kui sa treeneriks ei hakka, et siis saadame võistkonna laiali. Mis mul üle jäi, et siis ja siis tasapisi hakkasime sealt august nagu uuesti üles ronima, et ega sealt sellest liidu esiliigast oli, et sinna tagasi pääseda, seal olid ju ka kvalifikatsioonimängud ja esimene kord me sattusime siis Usbeki mängima ja siis mängisime seal ühes sellises linnas, praegu enam ei mäletagi, aga seal oli peaaegu 50 kraadi augustikuus oli soojaks, oli spetsiaalselt sinna viidud ja no seal me igatahes sellele kohalikule Taskendi võistkonnale ikka paari silmaga kaotasime ja siis me seal poistega nagu pisar silmas nagu leppisime kokku, et me põitleme edasi, teeme 1 aasta veel tööd ja et peame esiliigasse tagasi saama ja sellel ajal just, kui me olime väljas, siis meil oli mänge vähe ja tekkis nagu hea side Peterburi Neva meeskonnaga, kes oli siis liidu kõrgliigas ja kellel oli siis lähedal nagu siia sõita ja siis nemad organiseerisid meile siis nende liidu kõrgliiga võistkonda, liidu koondis oli vahepeal kuskil laagrites ja siis nendel ei olnud midagi teha ja siis tihtipeale tulid siia siis näiteks Minsk ja Astrahan ja Neva, et me mängisime siin mingisuguseid 4 meeskonnaga turniire ja tihtipeale isegi neid kõrgliiga võistkondi võitsime, kes võib-olla mõned mehed olid liidu koondisse antud, aga sealt hakkas see nagu uus tõus pihta ja saime vägasi kõvasid mänge, et ja siis saime uuesti liigasse tagasi ja sealt tundus, et nüüd hakkamegi sinna kõrgliiga poole jõudma, aga siis tuli see, et mängijad said kõik jooksu panna. No ja ikkagi nii noore mehena võtta selline koht vastu, see on ikka päris korralik vastutus ka tegelikult, okei, on ta siin esiliiga või meistriliiga, seal vahet ei ole, et sul on ikkagi terve võistkond taga, sa oled nagu ikkagi väikse Eesti esindussats ja hakata nüüd tegema ja tegelikult varasemat kogemust ju sellises rollis ei olnud, eks ole, et kui palju neid unetuid öid või tühjaks joodud konjaki või viinapudelid ära kulus, et endale see asi kuidagi nagu paremaks teha. No ja, ega see, vähemalt oli see, et olin ma nagu ülikoolis õppinud ja meil oli ikkagi seda sporditeooriat nagu õpetatud, et ma teadsin, et mida teha, et eks ma sellel ajal ikkagi
kus oli õppida siis ju Nõukogude Liidu kõrgliigast, et ma hakkasin kohe kontakte otsima siis nende kõrgliiga treeneritega. Meil mängis siis Urmas Trääder, mängis sellel ajal Moskva Savio instituudis ja päris tihti sõitsin niisugustele turniiridele, vaatasin, mida siis sellel ajal ju neid videosid ega midagi ei olnud, mänge näidati ka ju väga vähe, et sealt sai õpitud ja vaadatud, mida nagu targemad ja paremad teevad, et ma võtsin seda nagu väga tõsiselt, ega sealt see pisik nagu aina suuremaks läks. Tundsid selleks närvipinget ja seda koormat ka enda peal või suutsid, ütleme, noore mehena ikka natuke nagu lõdemalt seda võtta? Ei tea, nagu ega see siiamaani on, et kui peksa saad selle mängu, mille võiks nagu võita, et ega siis magada ei saa, et ega see käib su kaasas, oled sa 26-aastane või oled sa 62-aastane, nagu ma praegu olen, et kui sa ikkagi õige treener oled, siis ilmselt selle unetu ööga siis sa midagi lahkadki ära ja sa saadki aru, et miks sa võib-olla saidki peksa selle, et kus annab parendada, et eks ta nii on eluaeg olnud, et ega. Aga ma sain aru, et ega seal ei olnud alternatiivi, et ja kui juba selle ameti peale pandi, siis nagu jäin, aga mis sealt nagu siis tuli veel nagu juurde, et tegelikult endal jäid ju need mängud mängimata ja eks ma siis alguse öeldi, et sa ei tohi mängida ega midagi, aga ma tagasi siis tegime ju siin 93. aastal see tulime ju Kehraga siin 4 korda järjest Eesti meistriks, siis ma hakkasin ikkagi mängima. Sa olid mängiv treener? Siis ma olin nagu mängiv treener, eks ma siis ronisin seal ka koondisest ka platsile, võib-olla mingil hetkel oleks juba olnud vaja nagu sealt võib-olla ka varem ära ronida, aga võib-olla ei olnud, kes oleks seda öelnud. Aga kuidas mehed aktsepteerisid seda, et üks nende hulgas, nüüd on järsku treener, kamandab ja ütleb, mida teha ja kuidas, et see treeneril peab olema teatud autoriteet ju ikkagi, et ja seal peab olema mingi teatud distants, sa ei saa, ütleme, kui sa eile olite ühes toas, võib-olla seal kirusite olemasolevat treenerit ja tegite salaja 2 õlut kuskil, eks ole, siis homme oled sina järsku peatreener ja sa ei saa niimoodi minna sinna tuppa ja samamoodi jutustada ja olla, et kuidagi see muutus peab toimuma. No eks ma tõmbasin seal väga nagu kõvasti nagu selle piiri vahele, et kui nagu sa ütlesid, et ennem jäid kellegi õlut, siis enam seda ei teinud, et need kõik piir läks vahele, ega ma siis jäid ka need mängijate pulmad ja sünnipäevad ja need kõik jäid ära, et sest selge, et sellel ajal seda alkoholi tarvitati hästi palju. See oli täiesti elu lahutamatu osa, karsklasi peaaegu polnud. No oli mingi imelikud mehed. Jah, et normaalne küll karsklasi ei olnud. Et siin ma tõmbasin niisuguse piiri, et eks ma kaotasin seal neid sõpru, kes mul olid ja eks seal tuli niisugused raskeid otsuseid teha, aga see otsus tuli teha, et ega seal muud varianti ei olnud, ja eks ma seal nagu süsteemist sees olles ise ju teadsin ka, et kelle peale võib nagu loota, et mulle lubati esialgu, et ma saan 10 meest palgale võtta ja eks ma pidin seal niisugused raskeid otsuseid tegema. Hiljem oli nagu kahju, et mõned oleks pidanud edasi ja sinna võistkonda jääma, aga nii ta läks, et piir hästi teravalt vahele. 10 meest sa ütled, kas toona olid võistkond väiksemad kuidagi või? No võistkond oli mingi 12, aga eks sealt tuli siis kedagi kuskilt juurde võtta, aga kuna me sealt välja kukkusime ja siis mulle anti 10 meest, ilmselt siis kui saime juba liigasse tagasi, siis tekkisid mingisugused ametikohad ja asjad, aga alguses oli nagu suhteliselt ikkagi raske, et sa olid üksi või ütleme, sul oli mingi abitreener ka tol hetkel või? Ja Valentin Beljaev oli siin, sellel ajal oli rahvusvahelise kategooria kohtunik ja ta oli siin naistega olnud, kui see linnuvabrik oli siis heal tasemel, et siis ta oli sealt ka, et see kuidagi ma ei mäleta, kuidas see jäi, et tal oli hästi palju sidemeid, oli just Nõukogude Liidus erinevates kohtades, et tema kaudu sai hästi palju niisuguseid tutvusi ja eks sellel ajal oli see
kohtunike osatähtsus palju suurem, et Sohki ja Pätti tehti kõvasti, nii et eks kindlasti tema oli ka üks sellest, kes aitas meid, et meile nii palju liiga tehtud ja tihtipeale võib-olla aidatigi. No kuidas see aitamine siis käis, nagu sa neid telgitagusid tead, eks ole, et kas seal tuli siis kohtunikele teha mingi, ütleme äkki istumine või teil oli siuke restorani sisustuste see firma, eks ole, sai kellegi lubatud mingid, ma ei tea, mõned baariletid või mingid asjad või kuidas see värk käis? Päris nii kaugele vist ei läinud, ma ei tea, eks seal midagi seal ilmselt ka mingid kohtunikud mingisuguseid kokku pandud majasid ja ma mäletan, et midagi keegi nagu nõudis kuskilt, aga vist sinna niimoodi ei jõudnud see asi, aga see oli küll tavaline, et kui me võistlustele läksime, siis jagati need Vana-Tallinnad jagati siis poiste vahel ära ja et siis need viidi kuskile edasi, et ega siis kohtunikel käis pidu seal ikkagi kogu selle aja jooksul, et ja see Vana-Tallinn oli sellel ajal ikka päris korralik valuuta. No see oli valuuta, seda mäletan mina omast ajastki, et see oli korralik valuuta, jah. Aga kas juhtus vahest nii ka seal, ütleme, kui sa ütled kohtunikel omad peod ja värgid käisid, et vahest mõni kohtunik tuli ebaadekvaatselt ka pärast üks pidu nagu välja või mis treeneri nagu siis peale hakata, kui näed, et mees ei saa ju hakkama, aga teeb igast jamasid. No ja ega kui keegi nagu niisuguse asja tegi, et ega see kohtunike elu oli ju väga hea, et ega ilmselt kõikides alades oli ka sellised kohtunikud, kes ikka mängude eest mingisugust raha võtsid, et ja kui sa ikkagi niimoodi, et sa mängule ei jõudnud, ju siis ikkagi sind löödi sellest süsteemist minema ja mängud olid ikkagi õhtu poole, et seda ma nüüd ei mäleta, et oleks keegi tulnud, eks seal jääknähkudega kindlasti seal oldi ja liiguti ringi, aga eks see oli nii palju ikkagi hea amet, et seda nüüd ei olnud mõtet ära kaotada enda jaoks. No kui palju toona seal nendes liidu erinevates linnades ka publikut käis käsipallil, et oli seal alal ka mingit populaarsust või ta oli ikkagi nagu liidu mõistes ka ikkagi natuke siuke nagu B-kategooria ala? Kui ma nüüd võrdlen näiteks mida korvpalli, mida ma käisin siis ise poisiksena vaatama, siis korvpall tegi väga õige otsuse, et korvpall mängis siis kodus võõrsil süsteemi ja tänu sellele ju tekkiski publik, et ta sai kogu aeg see, et sul on aastas üks turniir kodus, see ju ei kinnista mingisugust publikut ja publikut oli ikkagi suhteliselt vähe, võib-olla niisugused Kasahstanis, seal oli kuskil Aktjubinsk ja kus niisugused tööstuslinnad võib-olla mõnedel pool oli nagu natuke rohkem, aga kindlasti nagu väga suurt hulka publikut ei olnud ja ega see ei olnudki nagu vist ilmselt kellegi nagu eriline mõte ega mingit turundust ega midagi väga eriti ei tehtud selle asja peale, sest rahad kõik jooksid ja samas kui taheti veel kuskil pätti teha, siis oli ju lihtsam pätti teha nii, et kui keegi ei näe seda, nii et näiteks sellel ajal ikkagi Vene Föderatsioonil oli siis vist kas kõrgliigas oli 4 või 5 võistkonda, siis vahel said isegi, kui käisin mänge vaatamas, siis vaatan, et kuidas see mäng ikka nii läheb, et nagu kogu aeg kipub seal üks ühega ees, teine teisega, kumbki nagu väga ei pinguta. Lõpuks saad aru, et see tegelikult mäng ongi juba kokku lepitud, et mäng peab viiki jääma, et aga kui oleks seal võib-olla 5000 inimest oleks hakatud millegiga loopima, aga see oli ala õnnetus, samas kogu mõte käis selleks, et oleks vähem sõite, turniire, rohkem, et tänu sellele saadi ju siis Nõukogude Liidu koondist hästi tugevaks ajada, kuna niisugused sõite oli vähem, treenida ja mängida sai nagu rohkem. No ja, aga kui spordi mõte on ju see, et ikkagi pakkuda nagu inimestele etendust, eks ole, oma olemuselt, et toona, ütleme, selles mõttes oli nagu raske seda mängimiseks nagu seda mõtet üldse leidagi, kui keegi seda mängu ei näe. Minu arvates seal mõte oli ainult, et Nõukogude Liit oleks siis kuskil olümpiamängudel või maailmameistervõistlustel oleks ees otsas. See, et kas keegi seda mängu näeb või näeb, seal seda niimoodi ei mõeldud, et au nendele korvpalli omadele, kes suutsid selle asjaga teha, et taheti tulemust saada, aga mängiti, et see oli kindlasti üks suur viga, mis tehti ja eks see on siiamaani, venelased on selles hädas, et ega nad ei ole ju käsipallis mitte kuskile jõudnud, sellepärast et publik on ju lahutamatu osa sellest asjast. Meie Eestis oleme selle
mingil hetkel ju väga, väga hästi endal paika saanud, need Kehra Põlva, need lahingud. Sinna me jõuame. Neid niisuguseid asju mina Nõukogude Liidus ei näinud, kordagi ei olnud sellist asja. Ja, seda, no see ongi ju spordi üks mõtted nagu, et miks seda muidu teha, lihtsalt omavahel 2 võistkonna mängijad pole midagi. Aga teine asi, mis praegult ajakirja, ütleme sportlased väga kurdavad, et ajakirjanikud panevad hirmsat survet peale. Et kuidas toona sa mäletad näiteks Eesti spordiajakirjandus, mis peamiselt koosnes siis Kehakultuuri spordilehest ja okei, seal Õhtulehes noorteajales olid ka mingid väiksed publiigid. Kuidas nad reageerisid toona sellele esiliigast välja kukkumisele ja kas sellist kriitika tulva oli nagu kõvasti ja kui sa ise hakkasid treenerina tööle, et kas sa pidid seal ajakirjanikele aru kandma? No ma mäletan ühte sellist olukorda, kus me mängisime Tallinnas ühte siis sellist Nõukogude Liidu vooru, kus oli 5 mängu ja me võitsime 2 ja 3 mängu kaotasime ja pühapäeva õhtul oli siis spordisaade ja siis kuulan seda saadet ja siis pärast me saime väga headeks sõpradeks ja tuttavateks Harri Matskiniga, kes käis tihti meiega ka mängudel kaasas ja valas ikka sellele meie meeskonnal niisugust soppa kaela, et vähe ei olnud, et ma nagu mõtlesin ise, et olin ka nagu mängudel, aga aetakse hoopis mingid, aga ilmselt siis sellel ajal oli siis Harri käest tellitud see, et ja pärast tuligi välja, et naiskonna poole pealt oli siis soov mustata meeskonda, et naiskond saaks vist mingisuguseid eeliseid kuskile, et sellised asjad, aga üleüldiselt ju spordilehes olid ikkagi nagu niisugused väga suured profid ja selline heatahtlik ikkagi eks võib-olla niisugustest asjadest kõikidest kriitikast võib-olla ei tohtinudki kirjutada, aga ma arvan, et see oli suhteliselt heatahtlik see, mis sellel ajal kirjutati. Küll aga toona, mina mäletan ka need 80-ndaid aastaid juba väga hästi ja minu arust see toona üks ajakirjanduslik žanr natuke, mida tänapäeval pole, kus võistkondade treenerid peale hooaja lõppu ütleme ka analüüsisid ja kritiseerisid, sõna otseses mõttes ka treenerid ise neid mängijaid. Vaata tänapäeval oleks nagu mõeldamatu, et nüüd treener tuleb ajaletoimetusse ja hakkab rääkima, et see mees ei arenenud üldse, see ei teinud toda, too ei teinud seda ja nii edasi. Aga toona nagu need korvpallis ma mäletan, et sellised asjad olemas, võrkpallis kirjutati niimoodi, et see oli ka tolle ajastu märk nagu. No ma mäletan seda, seal oli Kullam oli kirjutas. Kullam oli üks juhke kindlasti. Kullam oli see, kes kirjutas korvpallist siis need hooaja lõpu, need analüüsid ja asjad ja sellel ajal, kui mina olin, siis sellist asja ei olnud. Eks lehti tuli rohkem ja kirjutati ju hästi palju, et ega siin 90 aastate alguses, kui ikkagi kui seda internetti ei olnud ja seda sotsiaalmeediat ei olnud, ja kui see Eesti sai vabaks ja neid lehti tuli, siis ikkagi hästi palju kirjutatud. Kõige rohkem käsivahelist on absoluutselt kirjutatud ikkagi siin 90-ndate ja 2000-ndate vahel, kus need lehed õitsesid, et kus oli palju pilte ja kus meil olid ka ägedad lahingud, ei saa midagi öelda. No ja siis ma olin ise ajakirjandus, ma mäletan väga hästi, kui seal kolleeg Gunnar Press sõitis teiega pidevalt kaasas, eks olid mängud ja asjad, et ei, jah, see oli ka huvitav aeg muidugi, et tänapäeval nii palju neid selliseid võistlusreportaaže nagu ei tehtagi üldse. Eks mina nagu, kui nüüd hakkas see koondise asi hakkas peale, eks ole, sest kooperaatorist me läksime ju koondisse, me saime ikkagi teatud mängisime juba ennem, kui Eesti riik oli olemas, et kuna ma ise nagu poolenisti olen soomlane, siis mulle soomlastega olid nagu väga head suhted ja ma mäletan, et ega siin nagu ka Soome rootsikeelsetest uudistest tuldi küsima kuidagi nende selle Eesti kohta ja kuidas seal Tammisaarest tõmmati hotelli kuskil keldrist välja vanas inimmustvalge, mis oli seal olnud seal kuskil 50 aastat peidus, eks ole, leiti sealt üles ja niisugused olid ja juba me sellel ajal ikkagi tegime juba nagu natukene niisugust poliitikat ka, et kuna Eesti vastu oli nii suur huvi ja Soome näiteks oli nõus mängima meiega maavõistlusi, kuigi meil ei olnud oma riiki veel, et siis mäletan, et Soomes sai kokku lepitud
itaallastega, et lähme Itaaliasse turniirile, meil ju veel oma riiki ei olnud ja itaallased kõik kutsid, saatsid kutse ära, me juba tegime kõik viisad ära ja siis tuli itaallastelt teade, et Itaalia olümpiakomitee, noh, eks seal oli ka neid kommuniste Itaalias palju ja siis Itaalia olümpiakomitee ikkagi keelas neil ära, et nad ei saanud, ütlesid, nii kui iseseisvaks saate, kohe tulete ja nii kui me iseseisvaks saime, eks nad kohe kutsusid ka meid sinna. No kas see ülemineku periood, noh, jutuga poolest läksimegi sinna maale juba, kas see ülemineku periood, Nõukogude Liit lagunes, Eesti Vabariik hakkas tekkima, kui keeruline see oli, et seal ju teatud rahad kukkusid ju tagant ära, eks ole, seda liidusarja enam polnud, noh, paljudel muudel spordialadel mängijad sõitsid laiali, kes kuhu sai, et kui raskelt see käsipalli tabas? See ei tabanud üldse raskelt, see oli käsipallile kõige suurem õnn, mis üldse kunagi on käsipallis olnud, et meie loomulikult rubla ei maksnud enam mitte midagi, aga meie mängijad olid ikkagi sellise tasemega, et Rootsis ja Soomes neid taheti. Ja noh, enam-vähem oli selline taks, et mängijate ees sai siin niisugune umbes 60 000 Soome marga eest sai siis mängija õigused siis ära müüdud, näiteks, et kui üks mängija oli 2 aastat seal, siis me saime 60 000 Soome marka ja seda raha siis me kasutasime nii võistlustel käimiseks kui ka mängijatele palga maksmiseks, et ma mäletan, et siin kohe päris alguses, kui inimesed said ära vahetada, et said 150 krooni rahavahetuse ajal, siis noh, meie mängijad, parimad mängijad said 6-2000 krooni, et see oli metsik raha. See oli nagu väga kõva raha, et meil ja nii kaua, kui neid nagu mängijaid jätkus, need mängijad, mis ma maha müüsin, need kõik see rahad me panime siis, ütleme, koondise tegevusse ja siis hoidsime seda professionaalset süsteemi üleval siin 2-3 aastat, täpselt enam ei mäletagi, nii et mängijate müük oli see, kus koha pealt sai raha ja see sai siis koondise tegevusse, me hästi palju mängisime erinevates riikides turniiridel ja sest et rublal endal väärtust ei olnud, aga samas oli õnneks võimalik veel Aeroflotiga sõita ja seal olid rublapiletid, mis olid nagu jälle valuutasse arvestatus väga niisugused madalad, et see oli meie jaoks nagu kuldaeg, kui teistel oli kõigil raske, siis meil oli väga lihtne. Ja, aga ütleme, kas see HC Kehra, mille 91 vist seal lood HC Kehra, eks ole, kui ma mäletan, vaatasin kuskilt järgi ka, et kas see tuli kohe nagu selle kooperaatori järel, siis nagu see oleks nii-öelda järelturijaks või uueks profi käsipalli kantsiks või see päris nii olnud? Ei, see oli nii, et ega tegelikult oli juba siin nagu tekkis selline süsteem, et ka juba nõukogude aja lõpus, et see kooperaator oli selline nagu koondis, mis käis siis liidu liigad mängimas, aga Eesti võistlustel siis jagasime juba mängijad laiali erinevates, et see kooperaator minu teada enam vist viimastel hetkedel enam ei mänginudki. Ja kui Eesti iseseisvus tekkis, siis see kooperaatori süsteem oli edasi, aga klubid, need mängijad, kes seal kooperaatoris olid, profimängijad, need jagasime siis erinevatesse klubidesse ära ja tegime kunstlikult, alustasime nagu niisugust klubi tegevust, et esimene Eesti meister, kes oli Valga Maret Sport, et need said meie kooperaatoris siit mingi 4-5 mängijat, ja siis koha pealt mehed juures ja nii see kunstlikult sai tehtud. Ja siis tänu sellele siis veel leidsid ka need kohapealsed võistkonnad siis nendele mängijatele veel lisavahendeid juurde. Et see oli päris niisugune, päris suur hulk oli neid mängijaid, kes olid professionaalid sellel ajal. No, kas toona me ei teadnud tollal, mis need klubid õieti nagu tähendavad, nagu päris mõistes klubid, eks ole, et see klubi alustamine, kuidas seda teha või see oli nagu ikka nagu teine maailm, kui ütleme vanal ajastul veel? Jah, mis see nagu klubi nagu eelisega, ega seal midagi ei olnudki, et omavalitsus hakkas natukene raha andma ja ega me võib-olla magasime ka kõik need spordi
võistkonnad magasid selle asja maha, et kust raha saada, et me ilmselt nagu ma ütlesin, et müüsime mängijaid ja otsisime niipidi endale ise ja nagu sellel ajal ka see äritsemine oli, et ega kui sa välja läksid, ega siis hinnaerinevused olid tohutud, et ka niisugune äritsemine siit kaasa mingisuguste asjade võtmine, maha müümine, no ja pluss veel see, et keegi polnud ju kuskil eriti käinud ja kuna maailmast läks, kõik piirid läksid lahti, aga ega siis tavalist inimest ei kutsuti ikkagi sportlasi, võistkondi, me saime kuskile minna, kui sa võtsid kuskil 10 lapsevanemat kaasa või 5 või 6 sponsorit kaasa, kes maksid selle asja kinni ja see sõitmine, see maailma lahti minek, see kindlasti aitas seda klubilist tegevust ja kindlasti ka rahaliselt, et oli võimalik, sest igal ajal ju ka kohe alguses Eesti ajal ju tekkisid inimesed, kellele tekkisid suuremad võimalused, kellele tuli raha rohkem kätte, neil oli võimalus jälle nagu klubidele anda, nad tahtsid ise ka sõita, tahtsid näha maailma, nad ei olnud ka veel harjunud ju selliseid paketireise ju ei olnud veel nagu täna on, et reisimine käis ikkagi tihtipeale nende spordivõistkondadega koos. No see on muidugi imeks pandav, et kui see Eesti tuli nagu, et need meistriliiga võistkonnad jagunesid läbi Eesti nagu laiali väikestesse kohtadesse ka, et võtame sama see Kehra, eks ole, Valga sa mainisid, Põlva selle pärast, Viljandi, Tapa, mingisugused nagu natuke imelikud kohad, kui niimoodi natuke jutumärkides ütelda, et oskad seda seletada, et miks see käsipall just niimoodi nendes väikestes kohtades nii kanda kinnitas? Ega need ei olnud, nad olid küll kunstlikult need mängijad nagu sinna antud, aga tegelikult oli Tapal oli kogu aeg käsipalli mängitud, Valgas oli kogu aeg käsipalli spordikool oli olemas, Põlvas oli olemas, Kehras oli olemas, et sellel ajal ka mäletan, oli Jõgeval oli see, et me andsime neid mängijaid sinna ära, kus koha peal olid juba see lastetöö ja spordikooli töö oli olemas, et päris niisugust, päris nagu tühja koha peal ei tulnud, et seal olid juba need traditsioonid ikka mitukümmend aastat ees olemas. Aga see võis olla natuke sellest, et ütleme sellises, võtame siin Kehras või Tapal, seal käsipall on, siis muud alad sinna väga ei mahu, aga Tallinnas nendesse võimletesse käsipalli lastes te ju mökerdate ära kõik põrandad oma plagaste pallide ja asjadega. No, kui tahaks nagu Tallinnasse nüüd üldse rääkida, siis praegu on nagu hea näide, et mina tegelen Raasiku Mistra võistkonnaga ja Raasikul on täna suurem spordihoone kui terves Lasnamäel on olemas, nii et ega need väiksed kohad kõik ju ehitasid need võimlad endal nagu väga kiiresti valmis, et Tallinn ei olegi seda saanud ja loomulikult, kui siin Kehra ja Põlva tulid Eesti meistriks, siis ilmselt ka oli omavalitsuselt võimalik natuke vahendeid saada, et kelle asi siin on, kas Tallinnas keegi tuleb Eesti meistriks või tule. Mulle tundub küll, et mitte kellegi asi. Aga ma ikka tulen selle käsipalli natuke varju poole või selle näpumäärde ja plõgaste pallide juurde. Kas see oled sa kohanud seda sükest vastuseisu just selle pärast, et teil on see ala natuke spetsiifiline ja ütleme, ta rikub ikkagi seda põrandat. Kui lähed saali, kus kogu aeg käsipalli mängitakse, tihti peale ikkagi ta on nagu mustem nagu. Jah, eks see on ennem võib-olla niimoodi olnud ka, et kus see siis, ütleme, see liim annab siis ikkagi võimalik seda palli käsitleda nii, nagu mitte üheski teisest pallimängus ei ole, et see tegelikult annab võimaluse visata tohutult täpselt, püüda ühe käega peaaegu võimatuid palle, mida korvpallis ei saa keegi püüda, sellepärast et see käsi on ka lõpuks libe ja milliseid finte, milliseid virtuoosseid viskeid teha, et siin ilmselt tagasiminekut ei saa nagu olla, et tänasel hetkel ma tean, et on ka rahvusvaheline käsipalliliit sellega tegelemas ja on andnud siin eri firmadele siin miljoneid, et mõeldakse välja selline pall, et mis ei määriks põrandat, aga mis sellest põranda juurde veel, et siis
tänasel hetkel on ju põranda pesemismasinad olemas, masinatesse saab seda vedelikku, millega teha, et paljudes kohtades, kus mängitakse, tehakse see põrand kohe samal õhtul puhtaks või järgmisel hommikul ja ole mingit vahet, seal ei jää mitte midagi enam, et täna on kõik need vahendid, asjad olemas, need kindlasti maksavad, need kõik nõuavad tööjõudu, aga minu arvates need saalid, kus mina nüüd nagu praegu käin, et need on kõik puhtad, et kindlasti need plekid mingid hetkel jäävad, aga need on 3 tunni pärast likvideeritud seal. No tänapäeval saab, vanasti oli see raskem. Kas see liim ise on ka muutunud aastatega? Kindlasti on siin looduslähedasemaid ja niisuguseid liime välja mõeldud, et mis tulevad nagu paremini põrandalt ära, et selge, et seal olid mingisugused võib-olla vaigu ja ma mäletan, et ise me mingil hetkel ikkagi, ma mäletan, et käisin metsast kuuse vaiku võtmas ja keetsin ise siin kamfori ja mingi vaseliiniga nõukogude lõpupoole, et kui neid kuskilt saada ei olnud ja siis kui piirid lahti läksid, siis Tšehhis sai toodud puupookimisvaha, et millega mängisime. Selge, et see oli hoopis, seda ei saadki sealt põrandat võib-olla ära, aga eks need olid põrandad võib-olla siin nõukogude alguses olid ka nii mustad, sealt ei saanud arugi, et täna on see põrand on nii valge, et sealt tuleb see iga väike plekk välja, et aga ma arvan, et see on läinud nagu kogu aeg paremaks, aga ega see on kahjuks meie alal ikkagi veel natuke probleem. Sest kui saal on must, on tolmune, siis see tolm jääbki täpselt sinna põranda külge kinni ja kui saal on puhas, siis ta saab järgmiseks päevaks ilusti puhtaks ka selle vahendiga. Aga kas lapsed hakkas ka kohe selle vahendiga mängima või alguses ikka õpetatakse nagu naturaalselt nagu puhta paljakäega palli püüdma ja viskama või millal see mödin sinna nagu mängu tuleb üldse? Eks ta peaks ikka kuskil nagu 16-aastaselt on ikka väga keeruline seda palli. Eks saab kindlasti mängida, et saab kindlasti mängida ilma, aga pallikaotusi on mitu korda rohkem, visked on ebatäpsed, ma mäletan siin sellel ajal, kui ma ise mängisin siin, siis ikkagi väravahid said väga tihti vastu pead. Ja väravahtidel visati siin nina veriseks, aga tänasel hetkel on see pall on nii hästi mängijal käes, et väga harva, kui keegi vastu pead saab, sest et mängija suudab seda palli nii hästi käsitleda. No, sa olid AC Kehra peatreener siis 24 aastat järjest. Ütled tagasi vaadates ausalt, kas on see normaalne või? See on normaalne, et ma mitte ei mõista see küsimusega praegu tukka, vaid et kui sa lihtsalt vaatad, kas see oli liiga pikk aeg, kas inimene ammendab ennast ühes klubis nii kaua töötades, on vaja meid keskkonnavahetust või kuidas tagasi vaatad selle perioodile? Ma olen ju ise Kehras sündinud, kui keskkooli käisin ka Kehras ära ja peale seda ikkagi läksin Tartusse õppima, siis tulin Tallinnasse elama, et olen peale seda ülikooli kogu aeg Tallinnas elanud ja ega seda Kehra võistkonda ei oleks tulnud, kui oleks peale seda kooperaatori võistkonda tekkinud võimalus Tallinnas võistkonda luua, aga kuna me need kunstlikult need võistkonnad tegime ja hakkasime tegelikult siis Tallinna linnuvabriku võimlas seal lool hakkasime trenni tegema. Kehras endal ju spordihoone ehitati alles 2005 valmis. Käisime siin Tallinnas ka trennis ja kuidagi siis ikkagi see tundus, et see inimestel on see Eesti meistritiitel on nii tähtis, et ma ei oleks alguses uskunud, et see Eesti tiitel nii tähtsaks läheb ja et see toob niisuguseid rahvamasse kokku ja toob seal fännide vahelisi kaklusi ja siin on ju meil märulipolitsei on olnud siin mängude juures, et see asotaaž, kõik mis seal ümber tuli, see tundus nagu, et on nagu võimatu, aga eks ma ikkagi mitmed aastad mõtlesin selle peale, et võiks nagu Tallinnas, et tulla sealt Kehrast ära ja teha seda Tallinnas, aga esiteks Tallinnas ei ole neid saale ja on siiamaani neid hästi vähe, ei olnud nagu kuskil teha ja ei ole ka Tallinnas, ei olnud tükk aega sellist meistriliiga võistkondade toetust, isegi esindusvõistkondade toetust ja arvestades, et need saaliüürid on ka kõik nagu
väga kallid siin Tallinnas, siis ei olnudki nagu, siis oleks pidanud lihtsalt olema keegi, kes selle alustab, et suure raha välja paneb ja noh, kuna mul ema ka Kehras elas kogu aeg, siis mul oli võimalus tänu sellele, et kui mängisin, sain ka ema mingil hetkel, isa ka veel elas, et siis sain vanemaid ka nagu külastada ja näha, et aga tagantjärele vaadates jah, ilmselt oleks tulnud Tallinnas juba varem hakata seda meeskonda ehitama ja noh, nüüd on poeg selle asja käsile võtnud. No aga selles mõttes tõepoolest on Tallinnas, noh, see kõlab juba halvasti, aga ütleme Tallinnas tänaval jalutades sa ei ole nagu, no sõna, et sa ei ole mitte keegi, kõlab mõtled halvasti, aga noh, siin võib-olla ei tunne nagu inimesed ära, eks ole, et see on nüüd Jüri Lõpp, et meie kuulus käsipallitreener. Aga Kehras, kui sa majade vahel jalutad, ma arvan, iga poisikrutt või vanapapi teab, et võt see on see mees, kes on meile siin toonud, ma ei tea, mitu korda Eesti võistlust tulite seal 10 korda või rohkemgi veel, eks ole. Et see väikses kohas kuningas olek nagu mõnes mõttes kaalub seal üle võib-olla. Ma ei tea, mulle see nii väga tähtis, mul on see võit palju tähtsam, kui kas keegi tunneb või näitab näpuga, eks need ikka vahel on olnud, aga ma ei tea, see ei ole mulle tähtis. Okei, aga lähme korraks selle publiku vastasseisu juurde ka, et see käsipallis tundubki, et see on Eestis nagu kõige teravam olnud, just eriti see Kehra ja Põlva siuke omavaheline rivaliteet, et see natuke sarnaneb siin, ma ei tea, võib-olla Leedu korvpallis, Žalgiris ja Vilniuse Ritase omaaegsed neid, kus ka fännid, nagu sa ütlesid, ka kaklesid ja kõik asjad ja ma mäletan, ükskord oli mingi vägev aktsioon, kas see oli Põlvas ja Kehras, kus seal mingi publik võttis kõik lehed välja ja pani, see oli mingi artikli peale, kus keegi oli midagi ütelnud ja noh, et siukest nagu show'd on saanud nagu kõvasti, et ma selle, et kas see tuleb nagu selle kaasa, nagu ma siin saate alguses korraks ütlesin, et see käsipall on siuke nagu möörapullide mäng natuke ja siuke jõuline ja tihke ja võib-olla agressiivne mäng, et see kandub nagu publikule ka üle kuidagi või? Võib-olla, aga pigem ikkagi seal võib-olla oli see moment ka, et need väiksed linnad ju tegelikult noh, eks siin räägiti mingil hetkel mingit teisest Eestist ja kõikidest nendest asjadest ja minu arvates, kui sa siin Tallinnas võidad, ega siis väga nagu ei ole, et keegi nüüd ennast unustavalt kukub karjuma Tallinn, aga Kehras ja Põlvas ja võib-olla Tapal ja Viljandis ja niisugustes väiksemates kohtades ja Valgas, et seal ikkagi see aitas ka seda nagu inimeste nagu võib-olla enesetunnet tõsta, et kui seal mingisugustes asjades kuskil hästi läheb, et eks on ju omavalitsustel nagu ju väga tähtis, et inimesed kõik ära ei lähe ja kui nüüd mingi asi on seal jube hästi, paremini kui pealinnas või võib-olla mõnes teises riigis, siis äkki ongi kihvt seal elada, et see on võib-olla ka koht, kus saaks nagu seda kohta turundada ja kui sellised metsapullid nagu seal Põlvas, seal mingi 20 noort meest ei ole Tartusse ära läinud, on sealt kohalikud naised endale leidnud ja tänu sellele ka seal esimesse klassi võib-olla läheb rohkem lapsi kui muidu läheks, et niisugused probleemid võib-olla ka, et tulid siin mängu, et uhke oli kehralane olla või põlvakas mingil hetkel kindlasti, kui see tiitel tuli kätte. Ja sa tundsid ise ka, et see on kogu sellele asulale ülivajalik, eks ole, et see on. Ma ei ole kunagi koondise mingi mänguvõidu eest kunagi nii rõõmus tundnud, kui sa tuled Eesti meistriks mingil hetkel, noh, kui see vastus ja see ei saagi, et kui sa võidad tühja tribüüni eest, siis see ei olnud midagi, aga kui sul oli ikkagi terve mäng karjutakse seal ja sa ei kuule 2 meetri kaugusele, mis seal toimub, siis see oli äge. Sa oled võitnud Eesti meistritiitlid ju päris palju. 20. 20, jah? Jah, koos kooperaatoriga. No, kas on vahe nagu, ütleme, 4. ja 18. tiitlil sinu jaoks? Kas see emotsioon kuidagi väheneb või suudad sa endas ikkagi, nagu sa ütled, sinu jaoks see võit on nagu tähtis ja et suudad endale igal juhul selle võidu nagu nii oluliseks teha?
võidud on seda tähtsamad, mida tasavägisem liiga on, et kuni 93-ndani ma ju olin võitnud sellise võistkonnaga, kes oligi niimoodi komplekteeritud, ma pidingi võitma, mida ma seal tundsin, ma ei tundnud seal mitte midagi. Seal aga 93-ndal, kui oli vastuseis, kus oli enam-vähem samasugune meeskond vastas ja kui sa seda suutsid võita ja kui sa nägid, et see läheb veel kellelegi teisele ka korda, mitte ainult sulle endale, siis need võidud pakkusid nagu head meelt. Kindlasti, kui sa mõnikord olid oluliselt nõrgemalt komplekteeritud, sa olid, keegi ei uskunud, et võidad ja kui siis võidad, siis sisemalt tunned kindlasti rohkem rõõmu, et sa suutsid ikkagi nõrgema võistkonnaga võita, need on kindlasti need kohad, mis jäävad rohkem meelde ja mida nagu hindad ise ka rohkem. Kui sul on meeskond nii hästi komplekteeritud, sa peadki võitma, sellest sa ei saagi nii palju rõõmu tunda. Aga kas sa tunnetad ka seda, et ütleme kuidagi võib-olla viimastel aastatel, ma ei tea, viimased 4-5 aastat, praegu see koroona veel ka võimendas seda kõike, aga juba enne seda kuidagi, see ei puuta ainult käsipalli, see puutab ka muid korvpalli, võrkpalli, et publikut on jäänud vähemaks, seda emotsiooni on jäänud vähemaks, intriigi on jäänud vähemaks kui vanasti. Miks see nii on? No üks põhjus on ka see, mis me praegu siin räägime, et neid kohti, kus koha pealt, kui ma 20 aastat või 25 aastat tagasi läksin rääkimas, võib-olla oli Eestis paar kohta, kus said intervjuu, tänase sotsiaalmeediat ja kõike seda on nii palju ja inimestel on nii palju informatsiooni, inimesed ju tänaval kõnnivad ja telefonis vaatavad, et nad ei tahagi enam sinna saali või paljud ei jõuagi enam saali, sest nad ei saagi enam telefonist või arvutist või kust iganes välja, et seda informatsiooni ja seda kõike tuleb nii palju, kõik on võimalik nii, et see konkurents inimese vaba aja nende mõnede tundide on nii suur, et seal peab midagi väga hullu toimuma, et sinna saali tullakse ja aga ei ole ka niisugust vastuseidu tänasel hetkel, meie alal, et kus mängud läheksid, meil oli ju mingil hetkel oli 7 mänguni käis, eks ole, ja 7. mängus võideti seal mõne punktiga, see ise loob intriigi, et seda pole ka ilmselt, ka see korvpalli Tallinn-Tartu vastuseis on ju ära kadunud, eks ole, ja ega inimesed on ju targad, ega inimesed saavad aru, et me saame aru ju, et ega tänasesse klubisporti ju riik on nii palju läinud rikkamaks, aga tänasesse klubisporti ju riigi raha praktiliselt ei jõua. Riigi raha jõudis esimest korda klubisporti siis, kui COVID toetusi anti. Ennem seda pole keegi sellise asja peale mõelnud. Et sportmängudele oli, see COVID oli selles mõttes veel parem, et anti esimest korda riigi toetust, mida mitte kunagi pole olnud. Omavalitsused on küll võistkondi toetanud, aga täna sa võid ju teha endale ka sellise võistkonna, ja tahadki minna kuskile Euroopasse, aga ei ole sellist kultuurkapitali rida, et lähed eurosarja mängima ja et küsid, et kuule, et me tahame nii kõvad mehed olla, et me tahame sinna minna mängima, aga raha pead ise välja ajama. Mis oli sinu, ütleme võib-olla selle kehra perioodi, nende võitude jooksul kõige emotsionaalsem võit, emotsionaalsem hetk? Eks neid väga raske on nagu nüüd midagi välja tuua, sest nad kõik olid ikka niisugused, aga võib-olla seal mingil hetkel ma mäletan, et tulime Tartust ja siis veehoidla juures olid fännid vastas ja kõik visati veehoidlasse sisse, et rahvamass oli kõik kohal, kõik olid läbi märjad, niisugused asjad jäävad nagu meelde, et aga neid hetki on palju olnud kindlasti, mis on nagu ägedad olnud. Eks siin võib-olla ei olegi alati nagu kõik nagu võiduga seotud, et mingil hetkel me mängisime ju eurosarja, mängisime Magdeburgi ja Magdeburg oli ju Saksa Bundesliigas seal päris eesotsas. Me mängisime esimese mängu kodus, kaotasime vist kas mõne silmaga ja me suutsime juba sellisel tasemel olla, et me oleks ikkagi nõrgematele Bundesliga võistkondadele ära teinud ja ka võõrsil olles mängisime nii, et esimene poole vist kaotasime, kas ühega oli võimalik, ma mäletan, et
et seal sakslased olid rääkinud, et kurat, mille eest me 20 eurot maksame, et mingi külavõistkond tuleb peaaegu paneb meile ära, aga noh, eks nad lõpuks võtsid oma ära, aga mitte kergelt, et noh, et tase ei olnud nii, et ütleme, et rahvale meeldis ja et rahvas käis omasid vaatama, vaid tegelikult tase oligi mingil hetkel ikkagi päris hea. Kas sa oled siuke mees või treener ka, kes võidu peale mõnikord pisara ka silmanurgast välja laseb või? Eks ikka tuleb, eks ma olen niisugune emotsionaalne, et ikka tuleb, aga eks seda üritad nagu varjata ikka. Et no see käib ikka treeneritega kaasa tihti peale vist. Ikka. No, eks see tuleb nii võidu kui kaotusega, et ega kui sa oma mängu maha magad või mängid ja kui sa pead nagu võitma, see selgendada, sa saad aru juba, kui kogenud oled, et sul ei olegi relvi, et noh, aga kui sul relvi ei ole, no siis ei ole midagi teha. Aga kui sul on relvad olemas ja sa selle lahingu kaotad, siis on nagu pahasti. No sa ütlesid ka, et peale kaotust on tihti need unetud ööd, kus ta läbi analüüsida. Ma kujutan ette, et eriti hull on siis, kui sa tunned, et sa ise oled mõnes mõttes kas kaotuses süüdi või ikka treenerid eksivad, nii nagu mängivad väljakul, nii eksivad ka treenerid mingite asjadega, et saad sa kirjeldada, et kuidas õhtul oli mäng ära, nüüd läks nässu, kaotasid, oluline mäng, võib-olla läks tiitel või miski, lähed koju, et kuidas see läbielamine käib, et sinu jaoks, et kas sa, ma ei tea, tammud mööda tuba või lihtsalt kerib, see võib mõnikord ka mitu päeva kerida veel. Ta lõpeb, kui sa ühe öö, siis järgmine päev oled uimane ja järgmisel õhtul jääd hästi magama, et siis oled seal läinud, et no see on nagu ikkagi niisugune 24 tunni teema, et järgmiseks õhtuks oled juba nii, sa oled väsinud, sa eelmine öö ei ole maganud, järgmine päev sa jääd juba õhtul magama, et tõused siis üles, siis on juba okei, siis on see läinud, aga see ei ole nii, et ainult see sinu viga on, et isegi kui sa näed, et ei ole sinu asi, aga meeskond on halvasti mänginud ja võib-olla isegi need tase ei ole selline, aga ikkagi sa tahad, et mis siis, et sa natuke nõrgemal, et ikkagi sa tahad nagu võita, et see peaks, ma arvan, et see heale treeneril on see kõigil sees, et kellel ikkagi see, kui sul juba läheb see nii, et kas võidan või kaotad, siis see ikka õige, see pole enam, et see peab ikka sees olema, et see tuleb kätte saada, kui vähegi võimalik on. No seal on veel see ka, et selline pettumuse moment, üks on see, et sa lihtsalt kaotadaks, teine on see, et sa võid ka iseendas või võistkonnas pettuda, eks ole, et see pettumuse tunne ilmselt on nagu kõige keerulisem nagu läbi elada. Arvatavasti, ma olen nagu, ma ei saa seda nagu mängu kohe järele vaadata, et kui sa seda vaataksid, kui sa kaotad mängu vaataksid kohe nagu samal päeval järele või samal õhtul, siis oleks veel raskem, et üritad midagi muud teha, kas lugeda või vaadata mingit poliitikat midagi või mingit dokumentaalfilmi või kuskil, kus läheb nagu ära, aga siis lähed magama ja siis hakkab ikka ega sa sellest ära ei põgene, et küll ta kuskil sul tuleb, võib-olla jääd pooleks tunniks magama ja ärkad uuesti ülesse või nii, et ega seda päris nagu välja ei saa endast, kuigi sa üritad seda saada, et seda on suhteliselt raske saada. Kui tervislik see on sinu arust? See ei ole tervislik, see ei ole see koht, kus see ei ole amet, mis on, see amet on ju äge, sa teed ju seda, mis sulle meeldib, aga palka tuleb selle eest saada, et sa selles ametis, et sa tervist rikud. Aga kuidas sa tervist taastad? No ma ikka üritan ikkagi jooksmas käia ja siiamaani, et ega ma ei ole nagu spordi nagu jätnud ja ma olen teinud endale niisuguse eesmärgi, et ma pean nii vana, kui ma olen, nii mitu kätekõverust ma pean suutma ära teha. Sellel aastal ma olen oma 62 kätekõverust ära teinud, nüüd ma saan 63, nüüd ma pean 63 tegema, nii et selle peab päris rajuks, sa saad 100, siis pead 100 aastat 100 tegema ju. Jah, vaatame, kaua me jõuame teha. No see töö on ühest otsast tore ja teisest otsast raske, aga sa oled
tead kõiki need varjukülgi, aga ikkagi oled oma pojaga samale teele juhatanud, et nii mängijana kõigepealt, siis treenerina nüüd veab klubi, et olete nagu selles mõttes nagu hingesuulased või? Eks ta mingil hetkel, ma olen tegelikult see mees, kes on nagu kogu aeg ajanud seda, ma ei vaata nagu oma mätta otsast, et mingil hetkel ma olin ju kooperaator, ma olin praktiliselt siis Eesti koondise treener, ma olin nagu huvitatud, et igal pool oleks käsipall, siis mingil hetkel tegin Kehrast, aga samal ajal tegin ka Tallinnas noortega tööd, et ma olen nagu kogu aeg laiemalt vaadanud, mingil hetkel, kui on võimalus olnud, olen siin toetanud siin natuke Sillamäed, natukene siin mingil hetkel Siili palliklubi, et siin treenereid, et nad ikkagi edasi teeksid ja ma olen seda laienemise juttu rääkinud, ma saan aru, et täna meil noortes on seis päris hea, meil on B-klassis siin oli 12 võistkonda ja kõik päris heal tasemel, aga Risto on kindlasti see üks, kes on nagu käsipalli laiendamisse tohutult panustanud, kindlasti Eestis ei ole täna ühtegi inimest, kes oleks käsipalli laiendamisse ja suurendada. Tallinnas on nullist praktiliselt alustatud ja siin on neid praktiliselt kõikides linnaosades on käsipall sees nüüd, et pluss veel on siin tüdrukutega natuke juurde tulnud, Pärnu oleme juurde saanud, et mulle see teeb nagu head meelt, et see mäng on ju väga kihvt, et mäng on ju Euroopas on ju väga suur, et ütleme, kui ta Eestis on ikkagi tänase hetkeni väga pisikene ala ja väike ala, siis ta tegelikult ütleme, see meistriliigagi, mis meil praegu on ja esiliiga, et siin häbeneda pole midagi, et see on täitsa okei tase praegu, et siit ilmselt mingil hetkel hakkab see koondis ka nüüd nagu tõusma tänu sellele. Ma ikkagi tuleks nagu Risto juurde tagasi otsapidi, et tema käsipalluriks saamine, kui palju seal on selles sinu soovi, kui palju tema enda sükest kirge võib-olla või kihku seda teha? Ma arvan, et hakkas seal kuskil 2 aastaselt hakkas saalis kogu aeg kaasas käima ja ega mina ei pidanud talle midagi ütlema, aga juhtus selline asi, käsipalli, et kuidas ta nüüd hakkas käsipallitrennis käima, siis ta oli Lasnamäel, oli Kuristiku gümnaasiumis, läks 1. klassi ja sinna otsustati teha siis sellel ajal spordiklass, või tähendab mitte spordiklass, vaid poisteklass ja seal poisteklassis oli vist kas 30 poissi oli ja siis klassijuhataja vaatas, et mis me nende hulludega tegema hakkaks, et võttis siis selle päeviku ette ja vaatas, et mida ma nüüd saaks nendega tegema, kas mõni lapsevanem mingisuguse alaga või kuskil nagu tegeleks, et saaks nendele poistele rakendust ja siis vaatab kooperaatori käsipallitreener. Ja siis võttis magu ühendust, ütles, et kuule, et kas sa ei taha, et hakka nendele poistele trenni tegema. Ma mõtlesin ja siis, kui Risto 1. klassi kevadel, siis ma ütlesin, et okei, et ma võtan selle ja pärast sai sellest spordiklass ja siiamaani, siis sellest klassist on siis tulnud ka Marius Aleksejev, kes on tänasel hetkel ka veel Eesti koondises ja siis Risto ja seal nii mitmed teisedki poisid on noortekoondises mänginud ja koondisse, vanade koondisse ka vist jõudnud. Nii et eks ta sealt hakkas ise pihta, aga mul ei olnud vaja kuskil enam öelda, et see pisik kõik tuli sealt nende kooperaatori trennist, kus ta nägi, kuidas teesid, aga ta käis, kui ma siis ütleme selle sama 1. klassi poisid viisin Kalevi halli, siis mingil hetkel siis meestekoondise mänge vaatama, siis kui teised jooksid seal Kalevi halli tribüünide all ringi, siis tema juba oskas mängu vaadata, et ta juba oskas sellest aru saada. No see tuli ikka sinu verega kaasa. No ilmselt, jah. No kumb kõvem mängumees oli? Ega Risto kindlasti füüsiliselt niisugune võimsama, aga kindlasti et mul olid nagu niisugused, mul füüsilised parameetrid ei ole kunagi suured olnud, ma olen suure osa ma mängust olen peaga mänginud, aga kindlasti Risto on nagu kaugemale mängijana jõudnud.
seda on raske tunnistada või, isana? Või rea tunnistada vastupidi? Tahaks ikka ise kõva mees olla või ei taha? No ei tea jah, ega võib-olla mul nagu väga niisuguseid, eks seal ilmselt oleks pidanud ka seal kuskil 20. aastatel oleks nagu jõu ja nende asjadega pidanud rohkem tegelema, aga ma mäletan, et ega sellel ajal neid jõusaale ja neid asju nagu väga ei olnudki ja sellel ajal, kui mina siin 26-aastaselt treeneriks pandi, ega siis nagu kui väga kõvaks oleks saanud, siis oleks kutsutud Venemaale mängida, aga no seda ju ei tahtnudki, et võib-olla jah, see sportlase osa nii suur ei ole minu omas kui see treeneri osa. No kuidas te praegu olete Ristoga, eks ole, erinevates klubides, te olete koos töötanud, nüüd olete erinevates klubides. Kuidas on nagu ütleme oma poja klubi vastu mängida näiteks ikkagi konkurentsi? Vahet ei ole, kes vastu tuleb, et kõikidega pead mängima, et kindlasti, et kui tabelit vaatad ja siis nende poole hoiad ju rohkem, eks ole, ja tahad, et neil paremini läheb, et kui kellegil teiseb, see on ikkagi, ma olen ise seda meeskonda ju siin paar aastat ka Tallinnat juhendanud aga ma tulin sealt ikkagi ära, ma tahtsin, et Risto ise hakkab seda asja proovima ja tegema ja noh, aga ilmselt tema nagu kõige suurem väärtus käsipalli jaoks on see ikkagi, et see tema nagu see laiendamine ja see nagu niisugune lai vaade, et ma ju võin teha, et mingil hetkel tegin ka 5 trenni päevas ja võib-olla oli 5 gruppi, aga võib-olla kui oleks ajanud 5 või 15 treenerit selle aega juurde ja laiendanud nii, et siis see käsipalli oleks kindlasti nagu pikas perspektiivis parem olnud. No hakkame väikse otsi kokku tõmbama, et tahtsin küsida üks asja, et kaua sa plaanid veel seda enda jaoks nauditavat tööd teha, et oled mõelnud ka või? No ma tean, et siin need Venemaa koondise treener siin Maksimov ja siis Valgevenest siis Miranovits, et nad on mõlemad peaaegu siin kas 80-sed, et minu teada mõlemad on veel nagu tegutsevad, et nii palju kui tervist ja jõudu ja kui vajatakse ja kui suudad ise midagi veel kellelegi anda, et siis nii palju peab seda ikkagi tegema, et mingit plaani, et istuks diivani peale ja vahid telekat ja et seda nagu ei ole, aga tahaks, kui ennem ütlesin, et 20 tiitlit on olemas, siis tahaks selle 21-ga kätte saada, No, see on korralik eesmärk. Aga nagu ma siis nende näidete põhjal aru saan, siis paar käsipallipõlvkonda jõuab veel üles kasvatada küll, eks ole? Jah, mul on siin 10-aastased poisid on ka, kellega tegelen 10 siin, osad on siin juba tegelikult jah, siin 12 aastat ja et mängijaid nagu tuleb ja kuna ma seda nagu ei loe tööks, et siis võib seda teha küll ja veel. Sa teed tööd, mis ei ole töö. Jah, ega ma seda õigeks tööks ei pea, sest et ma teen ju sellist asja, mis mulle endal meeldib, et töö, ma ei ole kunagi pidanud, elus on see õnne olnud, et ma ei ole pidanud kunagi sellist tööd tegema, et ainult et raha pärast, et ma olen lihtsalt teinud seda, et mulle see meeldib, et raha on tulnud nagu juurde ise. No see ongi super ja selle tõdemusega on hea seda saadet lõpetada, et vaatasite siis Peep Pahvi A-hüpet järjekordset osa, kus oli stuudios Jüri Lepp, 2 nädala pärast on jälle uus inimene, kõik head.